Mina olen Brita Aarma. Seekord ma räägin Ida-Leenaga haridussüsteemist, vabaõppest, koduõppest ja demokraatlikust koolist. Räägime müütidest, mis vanemaid kimbutavad. Tere! Hei, Ma olen osalenud mõnel sinu veebinaril ja see on hästi põnev olnud. Ja ma olen mõelnud, et tahaks rohkem selle kohta uurida ja niimoodi, et see inspireeriks ka teisi. Et siis edasi uurima. teeme nii. Okay. Aga kas sa tahaksid ennast äkki natuke tutvustada? Ja ma saan aru, et meil on täna selline peamiselt koduõppe ja vabaõppe suunaline vestlus, jah? Jah. Et selles valguses ma olen lihtsalt selline praktiseeriv vabaõppe koduõppe vanem. Et mul on 2 last ja üks neist on 8-aastane, teine on 4-aastane. Mõlemad on poisid. Ja võib-olla, et miks ma sellel teemal niimoodi nagu rohkem rääkima olen hakanud, on see, et ma olen ühtlasi ka vanemlusnõustaja terapeut ja see vabaõpe sellises vanemluse suunas, mida mina nagu pooldan ja teistega jagan, ehk siis austav ja südamega vanemlus, siis see vabaõpe ühel hetkel tuleb lihtsalt teemaks. Sellepärast, et kui me läheme lastega süviti austavas vanemluses, nende soovide austamises ja arvestamises, siis lihtsalt see on nagu loogiline ja loomulik jätk, et ma annan neile seda otsustusvabadust, õigust ja võimalust ka haridusvaldkonnas ja haridusvalikutes. Ja siis me jõuamegi sealt selle koduõppe ja vabaõppeni. Et kindlasti on paljudel vanematel tekib kohe see mõte, et kuidas nad pärast ühiskonda sobituvad, kui nad on justkui kõigest sellest tavapärasest eemal. Nad ei ole üldse tavapärasest eemal, nad on tavapärase sees kogu aeg, nad ei kasva ju kuskil põõsa all, me ei kasvata mingeid hundikutsikaid metsas, vaid me elame tavalises ühiskonnas ja nad kasvavad üles tavalises ühiskonnas, nad kasvavad üles pere keskel teiste lastega, teiste täiskasvanutega suheldes, täpselt nagu kõik teised lapsed, et selles mõttes ma ei näe siin nagu seda kohta, kus nad oleksid isoleeritud või eralduses hoitud. Mult on, selles suhtes mul jäi endal ka laps koduõppele ja siis hakkasid kohe küsimused tekkima, et aga kuidas ta hiljem siis üldse tööle saab minna, kui ta ei tea, kuidas käib meeskonnatöö või kuidas distsipliin on ja et õigel ajal õigesse kohta jõuda ja et peab tegema seda, mida öeldakse, et Nojah, selles mõttes, et ma kohe nagu paneks nagu küsimärgi alla kõik need väited, et miks arvata, et vabaõppel või koduõppel olev laps ei tea, mis on meeskonnatöö. Et selles mõttes, et meeskonnatöö tähendab koos tegemist. Esiteks esimene meeskond, mis meil on, kõigil on perekond. Nii. Ja need lapsed, kes kasvavad austava vanemluse vaimus, nende jaoks on see meeskonnatöö juba maast madalast sisse harjunud, sellepärast, et austavas perekonnas me hoolitseme kõik teineteise eest ja me hoolitseme selle keskkonna eest ja nad on otseses kokkupuutes austava juhtimisega oma vanemate poolt juba algusest saadik. Et meeskonnatöö ei tähenda ju seda, et meil on üks, kes autoritaarselt kamandab ja korraldab ja ütleb, kuidas asjad peavad olema ja siis teised muudkui teevad. Nagu see väga paljudes võib-olla kasvatusstiilides ja kindlasti ka koolisüsteemis on. Et meeskonnatöö tähendabki seda, et me istume maha ja räägime, et meil on siin selline ülesanne, ütleme näiteks mingi kodu on vaja korda saada või mingisugune väljasõit on vaja ette võtta. Me tahame seda teha, tahame elada siin ilusas puhtas kodus või me tahame täna külastada loomaaeda või mis iganes kohta siis on. Ja et kuidas me seda teeme? Et kes milliseid rolle soovib võtta, mis ajaks me selle asjaga valmis peame saama ja me saame seda nagu sellisel kujul nagu teha.
lisaks, nagu ma ütlesin, et koduõppe, vabaõppe, see ei tähenda seda, et see laps on isoleeritud teistest lastest või trennidest või huvialadest. Et samamoodi minu laps tahab käia jalgatrennis, ta käib jalgatrennis, ta tahab käia robootikaringis, ta käib robootikaringis. Seal tuleb ette väga palju meeskonnatööd, seal tuleb ette seda, et ta saab, kui on mingid treenerid, ta võtab nende nõu kuulda, seal teeb, aga seal on see vahe, et tema on selle ise valinud. Ja kui ta seda enam ei taha, siis ta saab sealt lihtsalt ära tulla. Või kui ta tahab mingit teist treenerit, ütleb, tal ei sobi selle inimesega, siis me leiame mingisugused teised lahendused. Et seal on selline nagu see vaba tahe, vaba valik sees, et ma saan valida, kellega ma koostööd teen, mis täiskasvanute puhul on hästi loomulik. Me saame valida oma töökeskkondi, me saame valida seda, kellega, millal ja kuidas me mingeid asju nagu ajame. Sul oli seal veel mingeid huvitavaid punkte. Ma nüüd sellest meeskonnatööst rääkisin, seal oli distsipliini punkt, et keegi ütleb, et siis peab nagu täitma. Ma tahaks väga teada, et kes need vanemad on, kes oma lapsi kasvatavad Hiina tehase töölisteks. Ma tõesti tahaks näha neid Eesti vanemaid. Selles mõttes, et kui me hakkame mõtlema, et nagu millises töökohas oodatakse tööle inimesi, kes lihtsalt käsutäitjad on. Tänapäeval, eriti väikeses Eestis, kus meil on vaja, et igaüks mõtleks oma peaga, et igaüks paneks oma mõtted lauale, oma ideed lauale ja vastutaks oma valdkonna eest ja oleks nagu kõige paremas mõttes nagu asjaga nagu sees, oleks tiimitöötaja nii-öelda. Et selles mõttes ma ei näe, et sellist mingisugust pimedat käsutäitmist on vaja lastesse üldse sisse juurutada. Siis kui sealt nüüd seda teemat edasi arendada, siis justkui võiks arvata, et aga kõik need ühiskonna reeglid, neist kasvavad äkki mingisugused pätid või satuvad vanglasse, et seal nad siis lõpuks puutuvad distsipliiniga kokku. Et seda muret ei ole ilmselt. No ma ei oska öelda, minu arust nagu see läheb nagu täiesti mingisuguse teise valdkonda, sellepärast, et me räägime armastavatest, hoolivatest perekondadest siin hetkel, mitte me ei räägi oma laste hüljatusse jätmiseks või tänavalastest või sotsiaalsetest probleemidest. Et see on nagu see, kust meil kasvab kuritegevus, on ju hoopis teine valdkond, et üldiselt ei ole ka mingisugust teadusuuringut, mis ütleks, et kõik koduõppelapsed või väga suur protsent koduõppelapsi lõpetab vanglas, et see on nagu täiesti mingi hoopis teine teemavaldkond, et siin puudub igasugune seos, ei praktiline, teoreetiline, teaduslik alus selliseks väiteks, et ei ole. Aga mis asi täpsemalt on austav ja kasvatus ja demokraatlik kasvatus või mis see täpsemalt siis tähendab? Ma saan aru, et lapsel on õigus ka öelda oma arvamus. Võib-olla sellega siis nagu arvestatakse, kui see on sobib perega kokku, eks. Aga mis see täpsemalt, mis see veel tähendab või mis seal veel on? Ja sellel on päris palju selliseid tahke, et see kõige baasilisem ongi see, et meiega kasvab võrdväärne isik, mitte keegi, keda mina oman ja kelle eest ma võin kõik ära otsustada. Et see on nagu selline kõige baasilisem ja siis me läheme juba sukeldume suhtlusviisidesse. Ja suhtlusviisid on sellised asjad, mida inimesed tihtipeale, kui nad ei teadvusta, siis nad ei pane tähele, kui mitte austavalt nad suhtlevad. Ja see ei lähe üldse see ei ole ainult lapse ja vanema vahel või täiskasvanu ja lapse vahel, vaid see on tihti ka täiskasvanutel nagu oma vahel. Aga see tuleb nende lastega hästi tugevalt välja, sellepärast, et lapsed nad on hästi tundlikud, nad hakkavad sellise asja vastu protestima, meil tekivad konfliktid, et lapsed lähevad pinge, nad on terve päeva pinges sellisest suhtlusest, ja siis me mõtleme, et issand jumal, et miks mul on kontakt või ühendus lapsega nagu ära kadunud. Et lapsed tajuvad seda hästi tugevalt, sellepärast, et see on ühiskonnas hästi nagu juurdunud, lastesse ülevalt alla rääkimine ja suhtlemine. Et see nagu, ma ütlen, et täiskasvanud ei pane seda isegi enam tähele, et nad seda teevad või et nad lastesse teistmoodi ja nagu halvas mõttes teistmoodi suhtuvad. Et loomulikult meil tuleb arvestada, et tegu on pisikeste tegelastega, kelle jaoks selle füüsilise maailma mingisugused aspektid on uued.
Nad ei ole mingisuguste asjadega harjunud, mingisuguseid asju tuleb neile näidata, tuleb hoolitseda, et nad omale viga ei teeks mingisuguste asjadega siin on ju, tee peale ei hüppaks ja nii edasi. Et siin oli ka see küsimus, et reeglitest on ju, et see ei tähenda, et me elame ka mingis reeglite välises maailmas, on ju, et loomulikult meil on liiklusseadus ja meil on mingisugused, aga ma ütleks, et kodukeskkonna mõistes meil on ikkagi kokkulepped. Ma toon võib-olla sellest austavast vanemusest, et siin on jah tõesti suhtlustehnikad ehk siis täpselt see, kuidas ma räägin, mitte see, mida ma ütlen, vaid kuidas ma suhtlen oma lastega. Et ja nagu kui palju sellist sisemist vabadust selles suhtluses on ja sisemist armastust nagu kogu aeg läbi tuleb. Aga ma mõtlen selliseid võib-olla nagu näiteid, et väga palju taandub sellele tõesti, et ma hakkan lastega asju nagu sisuliselt läbi rääkima ja koos läbi mõtlema, mitte ma lihtsalt ei ütle neile, kuidas mingisugused asjad peaksid olema või et mis riideid selga panna, mis kell kuhu minna, mida ta peab ära tegema. Et me liigume eemale sellistest kontrollimehhanismidest ja ähvardamistest ka, et kui sa seda ei tee, siis nii bla, 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 bla või et söö enne soolast, siis saad magusat ja nagu, kas sa kujutad ette, et sa ütleksid oma abikaasale või kellelegi täiskasvanud inimesele, mis järjekorras ta midagi peab sööma, et ta peab oma taldriku tühjaks sööma, mis riided ta peab selga panema, et selles mõttes ja me võime anda nagu teada, kuidas neid asju tavaliselt tehakse, miks neid niimoodi tehakse. Aga kui me täiskasvanutena endale lubame vahel jäätise enne praadi või me täiskasvanutena endale lubame nagu tunnetada, et mida ma kus nagu kanda tahan, kui oluline see mulle on ju, siis ma saan nagu seda ka lastele võimaldada. Ja austav on neile anda, näiteks kui me lähme teatrisse, ma annan oma lapsele teada, et selles keskkonnas kantakse tavaliselt selliseid viisakaid, ilusaid, puhtaid riideid. Võib juhtuda, et kui sa tuled mustadega, sind ei lasta sisse, sest see on mitte austav näitlejate ja teiste inimeste vastu, kes ümber on. Ma võin talle selle kõik rahulikult ära selgitada ja siis ma saan lasta tal valida. Ja kui minu lapsed ei ole tahtnud seda kogemust saada, et nad tulevad dressidega teatrisse. Ma kujutan ette, et kui mõni laps nagu tõesti väga tahaks seda kogemust saada, et mis tunne see on, kui sind vaadatakse kuidagi veidralt või et siis tal nagu, siis ma talle seda ka võib-olla võimaldaksin, on ju. Selles mõttes, et minu peres või minu jaoks on see hästi oluline. Ma annan oma lastele seda teada, et see on minu jaoks hästi oluline, et kui me kuhugi läheme, siis me nagu valmistume selleks, on ju, et me paneme ennast kenasti riidesse. Et lihtsalt, et see on see, ma ütlengi, et siin ei ole niivõrd see nagu mida me teeme, vaid kuidas me teeme, kuidas me sellest oma lastega räägime, kuidas me neile seda presenteerime ja milliseid nagu vabadusi me neile selle sees anname. Seal on väga palju asju veel, aga ma võib-olla sellise nagu üldise ülevaate andsin. Nii, aga siis ma olen kuulnud ka seda, ilmselt ka paljud on ise lapsepõlves kuulnud seda, et aga sa ei kuula ju, ma pean karjuma su peale, sest sa ju ei kuula muidu. Et või just see ähvardamine või äraostmine või niimoodi. Et kui ma räägin sinuga ilusti, siis sa ju ei kuula mind. Et kuidas see olukord lahendada või miks nad ei kuula siis? Seal on sees ju väga palju esiteks seda tahtmist, seda, et lapsevanem eeldab, et see laps peab tegema nii, et lapsevanema tahe on tugevam kui lapse tahe või olulisem. Et räägime üldse sellest, et mis see on, mida ta ei kuula. Et nagu millest me üldse räägime, et seda peaks nagu minema nagu selles mõttes nagu natuke spetsiifilisemalt selle olukorraga, et kus see laps ei kuula, miks ta ei kuula. Loomulikult nagu ma tahaks öelda, et kui mina lähen oma lastega päriselt armastavalt nagu võrdne võrdsega ja rahulikult suhtlema ja ma ütlen, mida mul on vaja ja näiteks, et ma teen tööd mingist kellast kellani, ma näitan neile kella peale ära, mis kell ma tulen. Ma seletan neile täpselt ära, mille jaoks, mida ma saan sellel ajal neile võimaldada, mida ma ei saa, mida nad saavad teha, kuidas nad saavad ennast aidata. Ma lähen räägin nendel selle nagu täiesti nagu teise normaalse inimesega sa räägid taga seda nagu päriselt ära, sa ei lähe lihtsalt ülevalt alla teda käsutama, siis sellisel juhul mina ei ole tabanud, et mu lapsed mind ei kuulaks.
ja ma olen tabanud seda, et nad mind ei kuula täpselt siis, kui ma hakkan metsikult keelama ja käsutama ja ma ei lähe temaga suhtlema nagu inimesega. Ehk siis ma ei lähe nagu silmast silma rahulikult tema tasandile, võib-olla isegi nagu puutekontakti ja ma ei räägi temaga nagu päris inimesega, seal on nagu hästi palju seda sees, aga siin on hästi palju tegelikult, kui nüüd läheb juba natuke terapeutiliseks see jutt, sellepärast et siin on hästi palju seda sees, kus lapsevanematel on endal lapsepõlvest trigger, ma ei ole kuuldud. Ma ei ole kuuldud ja siis sellesama ma ei ole kuuldud, ta võtab nagu kaasa, sest kes tegelikult väga palju ei ole kuuldud, on lapsed. Lapsevanemad lihtsalt neil ei ole seda oskust või harjumust või suutlikkust lapsi päriselt kuulata, sellepärast et tihtipeale see käitumine, mida laps väljaspoolt välja näitab, et selleks, et aru saada, mis seal all toimub, meil peab olema päris hea selline neutraalse kuulamise oskus, ilma et me hakkaksime teda õpetama või manipuleerima või suunama kuhugi seda tema mõtteprotsessi sinna, kuhu meie tahame, et see läheks, et me hakkaksime moraali lugema. Me peaksime nagu tõesti arendama, kultiveerima endas kõigepealt seda kuulamisoskust ja kui laps tunneb, et tema on kuuldud, et tema vajadusi on märgatud, et temast on aru saadud, et ta on mõistetud. Kui ma olen seda talle peegeldanud, kui mina olen kõigepealt teda kuulnud ja kuulanud, siis nagu 99% juhtudest see laps on valmis ka mind kuulama ja mind mõistma, et see on alati, igasugune suhtlus on kahepoolne dünaamika ja kui me räägime lapsevanema ja lapse vahelisest suhtlusest, siis selle dünaamika muutja saab alati olla ikkagi lapsevanem, sellepärast et lapsevanemal on rohkem neuroloogilist võimekust neid asju läbi analüüsida ja muutusi sisse viia. Laps on selles rollis, kes lihtsalt vastab sellele, mida lapsevanem välja paneb. Tihti peetakse seda, et laps on vanema vastutada. Vanem vastutab lapse eest. Järelikult laps peaks ikkagi tegema seda, mida vanem ütleb, sellepärast et ta ei tea paljusid asju, tal ei ole kogemusi. Ta võib-olla tihti ta ei tea, mida ta tahab või miks ta tahab ja siis vanem oskab mitu sammu nagu ette näha, et mis siis juhtub või miks juhtub või kuidas oleks parem või niimoodi. Et tihti on nagu see arvamus, et lapsed ei tea, mida nad tahavad just valesid asju valedel põhjustel, et siis kuna vanem vastutab lapse eest, et siis oleks justkui loogiline, et vanem on see, kes ütleb ette, kuidas siis on õige. Ja, sa vastutad tema eest, et ta surma ei saaks. Sa vastutad temast täpselt nii palju, et ta surma ei saaks. Ja et ta endale väga tugevalt viga ei teeks. Ja sa vastutad selle eest, et tema psüühika oleks korras. Et tema vaimne tasakaal oleks üles kasvades korras. Ja see on see, kus väga suur osa lapsevanemaid ikkagi nagu failivad. Aga ma ei ütle seda üldse halva koha pealt, vaid selle koha pealt, et me oleme ise kasvanud üles sellises kohas, kus meie enda psüühika ei ole jäänud päris terveks. Meil kõigil on oma väiksed lapsepõlvetraumad, mõnel väiksed, mõnel suuremad. Ja nüüd on see koht, et kui ma saan ise lapsed, aga ma ei hakka tervendama oma lapsepõlve, ma ei hakka endast tervendama seda kohta, mis minus on haiget saanud üles kasvades või millest on üle sõidetud või millega ei ole arvestatud, siis mul on väga raske tagada seda, et sellist turvalist, armastavat atmosfääri oma lapsele. Ma tean küll, et sa ei küsinud päris seda. Ma kohe tulen see küsimuse juurde. Aga siiski, kui me räägime vastutusest, siis lapsevanemad ülehindavad oma sellist rolli, et nad viivad vastutuse mõiste kontrolliks. Need on kaks täiesti erinevat asja. Vastutus on vastamise võime, see on võime vastata olukordadele nii, nagu need olukorrad küsivad. Selleks, et tekiks lapsel vastutusvõime, ta peab olema kontaktis päris elu olukordadega. Kui keegi kogu aeg tema eest otsustab, siis tal ei teki vastutusvõimet ja neid täiskasvanuid, kellel ei ole sisulist vastutusvõimet, ehk siis nad ei ole võimelised tegema otsuseid, nad ei ole võimelised vastutama teiste gruppide inimeste heaolu või turvalisuse eest või nad ei suudagi
mingisuguseid asju üldse meeles hoida või ette mõelda, neid on meil küllalt ja küllalt ja küllalt ja see tuleb sellest, kui järjepidevalt on keegi tema lapsepõlves tema eest nagu nii-öelda vastutust võtnud, ehk siis teda kontrollinud ja ei ole lasknud tal teha vigu, ei ole lasknud tal olla otsustuspositsioonil. Selleks, et inimesest saaks hea otsustaja, hea vastutaja, tal on vaja hakata seda rolli võtma väga väikesest saadik ja tal on vaja hakata kõigepealt vastutama iseenda eest ja otsustama iseenda eest. Ja tal on vaja teha vigu ja see on, ütleme, kui mul on natukene lihtsalt kontakte võib-olla erinevate mingisuguste kultuuriruumide või sfääridega ja lihtsalt see tuleb Eesti ühiskonnas nagu eriti pinnale või mujal on ka nii ja naa, aga Eesti ühiskonnas tuleb see kuidagi eriti pinnale, et meil on selline eksimine nagu hästi karistatav, et me ei luba endal nagu ebaõnnestuda, me ei luba nagu mööda panna, et see on nagu midagi kohutavat juhtub, et mu lapsel on kätel õues külm, sest ta ei tahtnud kindaid panna, kohe jääb haigeks ja kohe on gripp. Ja kohe on palavik ja kohe ma olen 2 nädalat taga kodus. No, see lapsevanema, see, mis mu peas hakkab nagu jooksma sellest, on nagu metsik võrreldes sellega, mis see reaalsus tegelikult nagu on. Et tal oli külm, ta sai ise otsustada, kui sinul on korraks kätel külm, sa ei jää sellest mega haigeks alati. Et selles mõttes, et sa saad ise otsustada ja ma võtan need lapsevanemana, ta ei taha kindlasti, ma võtan need kaasa. Mul just naersin üks päev. Ma olin oma väiksemale lapsele võtnud 5 paari erinevaid kindaid kaasa, sest ma ei teadnud, milliseid ta täpselt tahab ja mis ilm tuleb. Meil on Iirimaal ja siin on ilm väga vahelduv. Et kas tuleb väga vihmane, kas tuleb keskune, kas tuleb üsna soe vahepeal, siis peab õhemõtt panema või tal neid ei ole üldse vaja. Ja selle rättasõidu jooksul ta tõesti võttis neid kindaid 3 korda ära ja pani kätte tagasi täpselt nii, nagu ta tundis, et tal parasjagu hea oli ja vaja oli. Ja see on okei, sellepärast, et tal tekib selline nagu vastutus oma keha üle, tal tekib see kehatunnetus. Okei, ma räägin nüüd hetkel, võib-olla viisin selle näite riietumise peale, on ju. Aga see on põhimõtteliselt nagu kõigega, et selle piires, kus see laps ei ohusta oma elu ja tervist nagu mingisugusel suurel määral, on väga okei lasta lastel eksida ja kogeda ja olla siis see turvaline nagu atmosfäär, see turvaline keskkond, kuhu ta saab tulla ja kes ütleb talle, et hei, see on okei, proovime uuesti, mõtleme, mis läks valesti, mõtleme selle asja koos läbi. Mida me saame teinekord teisiti teha? Kas sa nüüd tahad midagi muuta? Et see on see roll vanemana. Et mina teinekord näen, et ma olen nagu hullumaja sein. Et kui te kujutate ette, et see on see pehme ruum, see valge ruum on ja siis mina näen, et ma olen see pehme sein. Et ta saab seal oma asjad nagu need kukerpallid ära teha ja ta ei tee endale viga, sest et mina olen siin ja ma tagan talle nii füüsiliselt kui vaimselt selle atmosfääri, mis tagab talle selle turvatunde, kus proovida, kus eksida ja kus õnnestuda. Ja kas see vastas su küsimusele? Ja, aga see tähendab seda, et vanem peab olema ise küllaltki tugev ja valmis seda kõike vastu võtma, et mismoodi saaks vanem ennast siis toetada? Ja see tugevus mulle ka ei meeldi sõnana. Ma just ütlesin, et me peame olema pehmed, nagu see sein, mitte kõvad ja tugevad. See on ka üks Eesti emade, võib-olla üldse emade mingi sõkke see, ma pean olema tugev, ma pean kõigega üksi hakkama. Lastel ei ole vaja, et sa oleksid jube tugev. Lastel on vaja, et sa oleksid ehe, aus ja päris. Ja ütleksid neile, et kuulge, mul on raske või et ma vajan millegagi abi näiteks. Et see on see, mitte see, et mina pean jälle koristama, mitte keegi mind ei aita, hakake juba pihta, vaid see on see, et sõbrad, siin on nii sassis, et mul on raske siin olla. Ja ma tõesti tunnen, et ma ei taha seda kõike üksi teha, ma tahan, et aitate mind, ma tahan, et me teeme seda koos. Ja see on nagu aus, ehe ja haavatav. See ei ole otseselt tugev, vaid see on aus, ehe ja haavatav. See on see, kus meil on päris suhe teiste inimesega. Me loome ühendust ja suhtlust. Ja ma saan aru, et sa küsid seda, et kuidas iseenda eest hoolt kanda, et kõike seda nagu oleks võimalik teha. Et siin tegelikult tulebki hästi palju mängu see, et tõesti see enda eest hoolekanne. Mina näen enda eest hoolekannet 2 osas.
üks osa nagu hammaste näide on siin hea, et meil on hambaarst ja meil on hambapesu. See, et me iga päev hambaid peseme, ei välista seda, et meil on vahel vaja käia arsti juures. Ja see, et me arsti juures käime, ei välista seda, et meil on iga päev vaja hambaid pesta. Üks on selline nagu süvaprotseduur ja teine on igapäevane hoolekanne. Ja täpselt samamoodi, kui me räägime nüüd hoolekandest, me räägime eelkõige vaimsest tervisest, me räägime lapsevanema vaimsest heaolust. Sellest, kui hästi ta ennast tunneb, kuidas ta oma emotsioonidega toime tuleb, mis ta emotsionaalne intelligentsus on, kuidas ta seda nagu kõike läbi laseb. Ja kui meil ei ole lapsest saati seda ette modelleeritud, kui meil ei ole seda sisse harjutatud nagu hambapesu, et iga hommik, iga õhtu, siis on see miski, mida me peame täiskasvanuna endas kultiveerima. Et mul on mingi väike praktika näiteks, kas ma teen hommikul seal mingisugune 10 minutit hingan või ma korra kirjutan või ma sean mingi kavatsuse või mul on mingid afirmatsioonid või ma teen mingi väikse joogaseti oma lastega koos. Või et ühesõnaga mul on mingisugune enda hoolekanne, vaimne hoolekanne, mida ma nagu iga päev teen, mis on see hambapesu. Ja neid võib olla praktikaid, võib olla mitu, mul ei pea olema üks asi, mul võib olla mitu asja, ma saan valida. Mina näiteks täna hommikul panin hea muusika hommikul mängima ja lihtsalt on üks selline tandava tants, mis viib hästi nagu keskmesse. Ja siis ma samal ajal, kui ma tatra putru keetsin, ma samal ajal nagu tantsisin seda. Et see on lihtsalt see, et mul ei ole eraldi aega, et võtta, et nüüd lapsed välja, kõik mina siin tantsin, vaid ma teen seda selle kõrvalt, kuidas ma nagu hoolitsen enda eest samal ajal, kui ma teen midagi muud. Ja päevad pole vennad, mõni päev on raskem, mõni päev on kergem, loomulikult on kõigil inimestel. Ja siis meil on see hambaarsti asi, et see on nüüd see, millest ma rääkisin, et meil on vaja oma lapsepõlve tervendada, sest ma lihtsalt ei ole näinud, et keegi, kes ei võta seda ette nagu süviti oma lapsepõlve tervendamist, et ta suudaks viia sisse selliseid nagu jätkusuutlikke muutuseid vanemluses, sest lapsed toovad ülesse. Nad toovad hästi palju trigerdavad mingisuguseid asju meis, kui need on tervendamata. Ja see ongi see, et kus mul on siis vaja mingisugust, kas minu enda terapeuti või psühholoogi või mingisugust süvapraktikat, millega ma siis võtangi aega tunnikese 2-3, ütleme 2 korda kuus või 1 kord kuus või kuidas see mulle endale sobib, on ja ma lähen nagu süviti, et meil on ka näiteks, mul on vanemluskursused, on ja seal on samamoodi, et meil on iga 2 nädala tagant, me teeme grupi hingamise, me lähme süviti, me toetame seda võimekust ja sellist süvatasandit, vabastame pingeid ja saame sellist nagu selgust ja väge sellest süvatervendusest ja hingamisest. Ja siis meil on sellised väiksed igapäevased asjad, mida me saame teha lastega koos, laste kõrvalt. Et niimoodi on nagu see, ütleme, teekond üles ehitatud. Aga siis tulevad meil kohe käärid, et kui me räägime nüüd koolist ja koolisüsteemist, et mis nõu sa saaksid anda nendele vanematele, kelle lapsed käivad ikkagi koolis, tavalises koolis. Et kui näiteks lastel on ärevusega näiteks kõhuvalud või peavalud või on kohe näha, et peale kooli on laps rahutu, mis iganes pinged, võib-olla läbisaamine teiste lastega või on õpetaja olnud kuidagi karm ja võib-olla pahandanud. Et kuidas siis toimetada või mis nõu siis anda? Sa küsid seda selles mõttes vale inimese käest, et mina olen inimene, kes oma kooli ajal, kui ma käisin koolis, vahetasin kooli 4 korda, sellepärast et mulle lihtsalt, ma ei jäänud rahule nende ühes mingite õpetajate suhtumise või mingisuguse süsteemiga. Kuni ma jõudsin, 4. kool oli jumala äge, ma jäin sellega totaalselt rahule. Mulle väga meeldis see kool, kus ma käisin 2 viimast lõpuklassi. Ja ma olen inimene, kes just kolis oma lastega Iirimaale, ma vahetasin sõna otseses mõttes riiki nagu täielikult selleks, et mu lapsed ei peaks minema ühel hetkel süsteemi sisse ja sellega kokku puutuma sellisel viisil, kui nad just seda ise ühel hetkel ei vali. Et mina olen see inimene, kes seda nagu hariduslikku heaolu, hariduslikku vabadust ja laste vaimset tervist nagu prioritiseerib oma isiklikus elus üle kõige.
see on minu jaoks üks prioriteete number 1 ja ma olen valmis selle nimel tõesti tegema nagu väga sisulisi muutusi oma elus, et see nii oleks. Et selles mõttes mina ei ole see, kes jääb leppima, et nüüd lapsel on kõhuvalud ja ärevushäired koolist, et aga laseme edasi. Et noh, mina ei näe seda nagu isiklikult oma peres, mina ei näeks seda variandina. Loomulikult võib ju vanemana seal proovida õpetajatega rääkida või nii või naa. Kui me nüüd, ma ikkagi leian, et kui seal on juba nii tõsised probleemid, et lapse tervis on nagu juba mõjutatud, ükskõik kas siis füüsiline või vaimne tervis või mõlemad, et siis tuleb ikkagi viia sisse nagu ka päris füüsilise tasandi muutuseid. Ma ei saa seda last jätta sellesse keskkonda, kus tema vaimne ja füüsiline tervis on ohustatud, sest siis ma ei täida vanemana oma rolli seda, et ma vastutan selle lapse vaimse ja füüsilise tervise eest. Seega ma olen selles kohas nagu siis nagu alt vedamas teda. Et selles mõttes küll, aga kui meil on, ütleme, selline nagu tavaline, natuke tavalisem olukord, et seal on lihtsalt seda, et no ma ei viitsi õppida ja ma ei taha ja mingid nagu sellised kohad, mida taaskord vabaõppels või demokraatlikes koolides ette ei tule. Selles kohas mina räägiks oma lapsega nagu, ma tooks nagu selle koha sisse, et meil on, et kui me elame Eesti Vabariigis ja kui me valime terve perega elada Eesti Vabariigis, me peame tervet peresüsteemi vaatama, ütleme, emmel on töö siin, issil on töö siin. Meil on vanematel on siin töö, meile meeldib see töö, meil on siin vanavanemad, nad väga aitavad meid, me ei taha siit ära kolida, meile meeldib see riik, siin on väga palju häid omadusi siin riigis, ütleme, toome seal välja, mingi tervishoid, mingid muud asjad, meil on siin muuseumid, pargid, käe ja ala juures, ütleme, nii, okei, meile siin meeldib, kus me elame, me ei taha siit ära kolida. Sellisel juhul me peame leppima sellega, et selles riigis on teatud seadused, mis meile ka ei meeldi, et igas olukorras, igas nagu valdkonnas on asju, mis on hästi ja asju, mis ei ole nii hästi. Samamoodi, aga siin Iirimaal ei ole ka kõik nagu ju minu meele järgi. Et niimoodi ja siis ma pean lihtsalt vaatama, et mis need prioriteedid on, et mis on hästi ja siis ma seletakski oma lapsele, et nii ja siin on sellised seadused tehtud, et lastel on koolikohustus sellest vanusest selle vanuseni ja see tähendab seda, et ta peab peab täitma teatud õppekava ja siis ma tooks talle välja kõik erinevad variandid, mis meil on nii. Me elame selles piirkonnas, meil on siin, ütleme, see kool ja see kool. Niimoodi, et meil on võimalik tavaliselt ikkagi, tavaliselt on võimalik mingite muutustega kooli vähemalt vahetada. Et mina ka ütlen jällegi, ma olen sõitnud ühest linnast teise valda kooli bussidega, see kõik nagu on seda väärt. See buss ei riku teie lapse vaimset tervist. Sellisel määral nagu rikuvad halvad suhted õpetajaga. Et selles mõttes, et see nagu, me peame nagu panema paika, et mis on nagu see olulisem, mis on see prioriteet. Ja vaatame, et mis valikud, lapsega koos vaatame, et mis valikud maailmas üldse on. Ma tooksin talle kõik kohe, meil on demokraatlikud koolid, meil on world schooling, kus inimesed reisivad oma lastega üldse ringi mööda maailma. Meil on koduõpe, meil on kodune vabaõpe, meil on juhendatud koduõpe ja siis meil on erinevad koolid. Erinevates koolides on erinevad kallakud, neil on erinevad mentaliteedid, erinevad suhtumised, erinevad lähtekohad. Ja me teeksime sellise nagu, paneksime selle kõik kokku, vaataksime seda, siis me vaataksime, et mis need meie valikud on ja teeksime koos valikud ja siis ma ütlekski, et näed, ma saan aru, et see ongi raske, et see ei ole sinu valik, võib-olla see ei ole ka minu valik seda sellisel viisil otseselt teha. Aga kuna siin see koolisüsteem on, võib-olla sulle meeldivad need sõbrad seal, võib-olla sul on, miks ta ei taha seda kooli vahetada, võib-olla laps ise. Okei, siis näed, et sellega mina olen valmis sind aitama. Kui siin on näiteks matemaatika sulle raske või mingisugune füüsika on raske, davai, võtame iga õhtu või 2 korda nädalas tund aega, teeme koos seda asja. Vaatame koos seda asja, ma olen valmis nagu pühenduma, et mina tuleksin siinkohal lapsele nagu sisuliselt hästi palju vastu ja kaasaksin teda nagu et ta näeks seda suuremat plaani, et miks ta üldse nagu koolis käib ja neid asju sellisel viisil teeb. Ma millegipärast arvan, et väga paljud lapsed ilmselt valiksid võib-olla koduõppe, kui nad teaksid, et neil selline valik oleks või kui nende peres oleks selline valik. Ja võib-olla ka lapsevanemal ei oleks selle vastu mitte midagi, kui ta ei peaks käima tööl. Et tavaliselt ongi see, et mul ei ole ju aega 6 kuni 8 tundi
seda õpped kodus läbi viia, nii nagu koolis või ja siis on veel see, et ma olen kuulnud, et öeldakse, et aga ma ei ole õpetaja, et mul ei ole seda pädevust õpetada, et mul laps jääb lolliks minuga kodus. Et mis sinu arvamus sellest on? Ja ma tahan esiteks öelda, et ma ei arva, et enamus lapsi valiks koduõppe, sellepärast et lastele on sõbrad ja sotsiaalne keskkond hästi oluline ja koduõppel on seda, kui ta on juba koolis käinud ja tal on seal sõbrad tekkinud, head sõbrad. Oletan, et on lapsi, kellega see loomulikult nii ei lähe, aga on lapsi, kelle tekivad koolis head sõbrad, et see on väga määrav faktor laste puhul, miks nad ei taha koduõppele jääda. Ja sellepärast see ongi nagu see koht, kus tuleb sinna nagu kompromissile minna Eesti Vabariigis, et seepärast ka mina Iirimaale kolisin, et ma tahan, et mu lapsed saaks oma sõprade seltskonnad, keda nad näevad iga päev, kellega nad saavad olla piiramatu aja koos. No sisuliselt piiramatu, see on väga suur aeg, mida nad iga päev saavad seal koos olla, on ju. Ja ma tahan, et neil oleks see vaba võimalus ja sellepärast ma tulin ka riigi, kus meil on demokraatlikud koolid nagu väga kättesaadavad. Et kus nad saavad selle sõpruse ja sotsiaalsuse ilma siis selleta, et oleks selline autoritaarne koolisüsteem, kus nad saavad ka seda õpet ja haridust ise valida ja kujundada. Et ühesõnaga oma aega ise planeerida ja nii edasi. Aga kui nüüd on olukord, kui me räägime sellest koduõppele jäämisest ja nendest küsimustest, mida sa välja tõid, siis ma tahaks öelda, et aeg. Jah, et kui vanem käib väljaspool kodupäevatööl, mõlemad vanemad, nii et lapsega ei ole ja isegi vanaema või vanaisa või et selle lapsel ei ole nagu seal kodus kellegagi olla, siis ütleme vanemates klassides on see võimalik, et ta on üksinda ja ta teeb oma asjad ise ära ja siis kui õhtul keegi tuleb, et siis teeme midagi koos või et see on nagu võimalik, aga väiksema, kui laps on nagu väiksem, siis mina seda ausalt öeldes ette ei kujuta tõesti, et ma jätaks oma 7, 8, 9 aastast last nagu pikki päevi kuidagi üksi koju olema, on ju. Et selles mõttes siis see koduõpe ei ole, mis ta siin üksi teeb, et see koduõpe ei ole nagu siis sellisel juhul enam vaheldusrikas ja nagu külluslik. See kuidagi jääb selliseks nagu lapse hülgamiseks natukene mulle isiklikult tundub. Võib-olla on keegi, kes on saanud seda käima ja temale ja tema lapsele nagu sobib. Aga see tõesti eeldab seda, et on üks lapsevanem vähemalt, kes töötab kodust või kellel on võimalik koju jääda selle lapsega. Et selles mõttes see kindlasti ei sobi kõigile peredele juba sellepärast. Et siin on, see tuleb, aga aeg selle nurga alt jällegi, et see aeg, et ma nüüd lapsega õpin 6 või 8 nüüd, et vaata, kes ei ole koduõppe ja vabaõppega tuttav, need kujutavadki ette, et me hakkame kodus kooli mängima. Ja see on nagu asi, mida koduõppevanemad ei tee. 90% koduõppevanematest ei tee, sest keegi ei mängi kodus kooli. Maksimaalselt need, kes on võib-olla rohkem seda süsteemi usku, tõesti võtavad seal mingid töövihikud, võib-olla tunnike või paar päevas seal vaatavad mingisuguseid asju sealt või vaatavad mingeid opiku videosi. Aga meil tuleb seda ikkagi väga harva ette. Et see, kuidas mina vabaõppevanem on ja see, kuidas vabaõppe toimub, on see, et me elame oma elu. Me kogeme erinevaid kogemusi, me võib-olla teeme mingeid projekte, mängime mingeid mänge. Mina töötan ka laste kõrvalt kodust osa aega ja ma ei tea, see lihtsalt nagu ei ole see, et me tegeleme nüüd otseselt õppimiseks, sest et see on see õppimise mõiste ümberdefineerimine tegelikult, mida kool on teinud. Kool on selle ümberdefineerinud, sest õppimine looduses, õppimine loomulikul kujul on õppimine elust enesest, eluga ühendatuna elu kaudu. Selleks, et meil teadmine kinnistuks lapses või täiskasvanus, tähendab seda, et see küsimus peab kõigepealt tekkima lapsel või sellel õppijal endal. Mul peab tekkima küsimus, kuidas see toimib, kuidas ma saan seda teha, miks see asi niimoodi ei toimi. 4-aastane tuli täna küsis, emme, kas roheline tähendab lahti või kinni ja kas punane tähendab lahti või kinni. Punane on tavaliselt kinni ja roheline on lahti. Ühes kohas on teistmoodi. Miks see nii on? Me läksime uurisime seda, et miks seal mingisuguse trepilugustussüsteemil see asi teistmoodi on. Ja see on selline pisikene näide, aga tegelikult kõiki neid selliseid asju mul laps nii, kuidas ma mõõdan 45 sentimeetrit?
mul on vaja teada, pikk see robot on. Noh, ja siis mul ongi, noh, mul on siin koduõppel, vabaõppel on ju laps, kes teeb 3.–4. klassi matemaatikat, tal on korrutustabel peaaegu peas, on ju, et ja samas näiteks Eesti riigile ma ütlen, kas ma võin seda näidata? Ei või, te peate näitama, et ta 20 piires oskab liita ja lahutada, on ju. Noh, et siin on nagu mingisugused käärid, aga kas ma olen talle õpetanud seda, kas ma olen istunud, kas ma olen temaga tuupinud, kas ma olen teinud töövihikuid? Ma ei ole mitte midagi säärast teinud, sellepärast, et ma olen lihtsalt olnud olemas, me oleme koos olnud elust õppimas. Ja seal on palju rohkem sellist nagu vabadust. Me loeme, tema loeb oma raamatut, ma loen oma raamatut, ma loen mingit tööalast raamatut samal ajal. Et siin on nagu hästi palju selliseid, jah, seda puhast nagu lihtsalt elu elamist, kust lapsed oma teadmisi ammutavad. Me käime võib-olla raamatukogus, me käime rannas, me teeme seal liiva peale mingeid jooniseid, on ju. Me ühendame seda, me mõtleme, et okei, mis need kolmnurgad, ringid on, et see nagu, see käib kõik selle elu sees lihtsalt, mida me elame. Et selles mõttes aeg sellises, ja siit tuleb ka see pädevus, et okei, on ju, et algklassides ma võib-olla kujutan ette, et ma justkui saan seda kõike nagu niimoodi teha, et ma olen justkui pädev. Mis edasi saab, on see, et tegelikult see vabaõppe koduõppe vanem on nagu mentor või facilitator on inglise keeles hea sõna, pole juhendaja, et ma aitan oma lapsel leida kohti, kus neid teadmisi saada. Ka praegu tuleb mulle küsimusi, millele ma vastata ei oska. Aga see ei ole lihtsalt see, et ma ei tea, ma ei pane seda kõrvale, vaid see on see, et ma paneme selle küsimuse kirja ja me uurime selle vastuse välja. Me otsime, kust me saame selle teadmise. Ja kui ühel hetkel on see, et tal on mingisugune asi läheb nagu spetsiifiline huvi, siis ma leian talle selle ringi, ma leian talle selle juhendaja, ma leian talle selle mentori. Et siin võib-olla peab natuke olema tõesti ka sellist finantsilist ressurssi siis peres, et seda ka nagu võimaldada või siis on pereringis erinevate teadmistega inimesi. Mina tean, et minu pereringis kindlasti on, et kui veel ema ja isa mõlema perekonnad kokku panna, siis siin on erineva teadmise kogemuspagasiga inimesi, keda me saame kasutada nagu nii-öelda ressursina oma lapse jaoks, et siin ongi, et vanaema siin üks päev õpetas minu last heegeldama. No, lapsel tekkis endal huvi jällegi. Ta nägi vanaema kogu aeg koob, ma tahan ka osata seda, mida ta teeb, on ju. Okei, ma näitan sulle, kuidas see heegeldamine käib, on ju. Noh, mina taaskord, mina ei ole, minu heegeldamise ja kudumistööd tegi minu koolipõrvas ära minu ema minu ees, sest ma nii väga ei tahtnud siiamaani mul puudub igasugune huvi selle vastu, see ei ole minu asi selles elus asju heegeldada, on ju. See lihtsalt pole minu valdkond, mul ei ole seda vaja. Ja mul on hea meel, et on olemas inimene meie pereringis, kes saab teda nagu selles toetada ja samamoodi näiteks mu lapsel on tohutu robootika huvi. Ma leian talle robootika ühendaja, ta käib ringis, ta teeb seal neid asju. Et ma loodan, et ma natukene võib-olla vastasin su küsimusele. Ja selles suhtes ma saan täiesti aru, sest kui mina jäin lapsega koduõppele, ja see oli just sellepärast, et ta kool on teises vallas ja me just teadlikult valisime selle kooli ja me leidsime, et me ei soovi ka kolida. Et siis ta sõitis bussiga päris pikalt 1,5 tundi kooli ja 1,5 tundi koju. Et nüüd ta teises klassis ütles, et talle ei sobi see, et ta nii hilja õhtuti koju jõuab, sest ta ei jõua siis muude asjadega tegeleda. Ja me otsustasime, et ta jääb koduõppele ja mina oma naiivsuses arvasingi, et me hommikul, selles mõttes ikkagi selline vabam on ju, et ei ole kella pealt, aga ikkagi, et me istume maha, hakkame mingeid ülesandeid tegema, võtame, nüüd hakkame lugema ja siis see kõik on nii põnev, on ju. Siis tuli välja, et mu laps on nagu, ei sobi, ei taha, ei huvita, ei meeldi. Ja siis nagu sa ühes webinaris ka rääkisid, et see agendaga, et siis ma olin, vot ma ostan nüüd need korrutus mingid kaardid, mis on hästi mängulised ja vot siis me hakkame õppima nii, et ta ise ei saa arugi. Ei, need ei huvitanud teda. Ja siis on see, et ta ise märkas, ma lihtsalt ostsin koju, ostsin origami paberid
et äkki millalgi midagi lastega voldime ja ta hakkas Youtube'ist vaatama neid videosid ja ta võis iga päev lihtsalt voltida. Ja siis ma küll mõtlesin, et okei, et see on nagu kätele väga hea, see arendab ilmselt ka mingid teatud ajukohakesi, on ju. Aga nüüd mu laps ilmselgelt ei oska, ma ei tea, arvutada võib-olla piisavalt hästi ja ma ei tea, lugeda võib-olla piisavalt hästi, aga okei, ta oskab voltida väga hästi. Et siis käib enda sees ka vanemana see, et nagu üks hääl on see, mis ütleb, et su laps jääb lolliks, on ju. Ja siis teine hääl on see, mis siis ütleb, et kuule, rahune nüüd maha. Ta voldib siin võib-olla 2 nädalat, 3 nädalat, kuni ta saavutab mingi taseme ja siis ta leiab midagi muud, millega tegeleda. Et iseenesest. Ja kas oleksid, tunneksid ennast väga läbikukkunud inimesena, kui sinu lapsest saaks täiesti meisterlik origami meister? Ja ta hakkaks õpetama sellel teemal kursuseid ja käiks mingisugustel, see on ju täiesti eraldi kunstivaldkond, seal on nagu tohutu maailma tippe ja igasuguseid festivale. Et selles mõttes nagu, miks tal peaks isegi, kui tal on huvi, miks tal peaks see üle minema? Miks mitte sinna panustada? Selles mõttes, et nagu, ja võib-olla see läheb üle. Lastel on niimoodi faasiti asju, loomulikult nad ei õpi lineaarselt tihtipeale. Sest õppimine ei olegi lineaarne. Loomulik õppimine käib tsüklitena ja kusjuures seda on ju nüüd koolisüsteem ja ütleme niimoodi on ikkagi ju üle võtnud seda, õppimine käib tsüklitena tegelikult, et nagu see on võib-olla parem, kui me keskendume mingi aja matemaatikale ja siis eesti keele, mitte et me teeme niimoodi, et nii 45 mitsa vahetus, ükski aju ei suuda tegelikult niimoodi õppida ja tegelikult väga efektiivselt, sest me ei õpi asju lineaarselt ja niimoodi jupiti. Aga taaskord, see tsükkel, see huvi peab tulema inimesest endast. Ehk siis ma ei saa, see tegelikult ei ole ikkagi lõppkokkuvõttes, kui mul on praegu tuleb peale see, et ma tahan 2 kuud mingi tiiri keele täiesti süveneda ja siis keegi ütleks mulle, et praegu on hispaania keele aeg, siis ma ütleks talle täiesti nagu mine metsa, mind ei huvita see praegu. Ja selles mõttes me peame nagu usaldama seda loomulikku tsüklilisust. Ja nüüd selle hirmuga seoses, et mu laps jääb lolliks või ta ei kirjuta või ta ei loe, et sellega on ikkagi nendes demokraatlikes koolides just, kus lapsed on käinud juba üle 100 aasta. 1921 asutati Inglismaal Summerhill, esimene demokraatlik kool Euroopas. Ja seal on ikkagi see praktika ja neid koole on ju nüüd üle maailma väga palju ja sellega on tehtud teadusuuringuid, nende õpetajatega on tehtud teadusuuringuid ja neid lapsi on olnud võimalik empiiriliselt jälgida. Seal on, eks ole, need koolide asutajad ise on teadlased, tihtipeale õpetajad ja teadlased. Me ei räägi mingisugusest metsavendadest, kes tulevad kuskilt mingite harkidega ja hakkavad kooli tegema. Me räägime inimestest, kes on näinud, et haridussüsteem ei toimi ja on otsinud paremaid lahendusi. Ja seal ikkagi on välja tulnud, et kui lapse ümber on keskkond tähendab lugevad inimesed, tänavasildid, pakendid, kus on tekst peal, kui ta näeb, et täiskasvanud loevad, kui talle loetakse ette, kui tema ümber on numbrid, kui tal on vaja ühel hetkel midagi arvutada, kui tal on see keskkond, tal on see, ütleme siis see tänapäeva lääne ühiskonna keskkond, kus on see, nagu see literacy või see kirja ja lugemise oskus on kõrgel tasemel ja ta kasvab selles keskkonnas, siis on täiesti võimatu, kui tal ei ole sügavat erivajadust. See on muidugi eraldi olukorrad, on ju, kui meil on erivajadusega lapsed, kellel on neuroloogiliselt teisiti võimekusega, siis kui tal ei ole seda, kui ta on täiesti, ütleme, sellisesse nagu ütleme seda nagu norm öeldakse sellises ametlikumas mõistes on ja kui ta jääb sellesse neuroloogilise tava piiresse oma õpivõimekusega, siis see on täiesti võimatu, et ta ühel hetkel ei õpi kirjutama või lugema. Kas? Nüüd tuleb see Eesti süsteemi küsimus. See on üks suur põhjus, miks ma ära kolisin, kuigi minu lapsed on tavaliselt praegu olnud selles vallas on arengus nii-öelda õigel kohal või siis ees, aga siiski mind nagu häirib see põhimõte üleüldiselt, et meil on nagu mingi iga, mis ajaks peab mingid asja tegema. Et
väga hea näide on see, kus ühes demokraatlikus koolis käis laps, kes 12. eluaastani suurt ei lugenud. No, tal puudus huvi, ta ei võtnud ette, võib-olla midagi natuke veeris, aga ta ei lugenud raamatuid nii nagu teised lapsed selleks vanuseks juba lugesid. Ja kui ta oli 12, siis ta ühel hetkel võttis kätte raamatu ja hakkas lihtsalt lugema. Ja raamatuid ta enam oma elus käest ei pannud, sest temast sai kirjanik. Aga tal puudus enne, loomulikult seal lapsevanemad olid nagu hoidsid vahepeal peast kinni, aga vähemalt püüdsid lapse ees seda nägu teha, et me ei hoia peast kinni. et seal oli nagu see koolikeskkond ja need toetavad õpetajad, inimesed ka nende täiskasvanute jaoks olemas, kes aitasid selle täiskasvanul selle hirmu ja murekohast nagu läbi tulla. Lugemise, kirjutamisel ja arvutamisel, neil on kõigil eeloskused. Lugemise eeloskus on see motoorika ja mitte ainult peenmotoorika, vaid ka mul ei ole suur motoorika, praegu läks see mõiste meelest ära. Aga põhimõtteliselt, mida ma mõtlen, on kaevamine, hüppamine, jooksmine. Need on eeloskused, ajus peavad need osakonnad on omavahel seotud. Selleks, et laps saaks üldse lugema õppida, tal on vaja tegeleda hüppamisega, kaevamisega. Et selles mõttes see, kuidas laste huvid on üles ehitatud, see ei ole juhuslik. Loodus on väga tark ja lapse sisemine kompass, mille poole teda tõmbab, on ka väga-väga tark. Ja seda me võime nagu vanematena täielikult usaldada. Ja nüüd loomulikult tuleb siin, et Eesti koolisüsteem. Samas ma olen ikkagi märganud, et see esimese 4 kooliaasta, esimene 3-4 kooliaasta, et see esimene kuni 3. klass on vist see esimene aasta, ütleme. Et see riiklik õppekava, ta on ikkagi, ta on küllalt, ta ikkagi võimaldab seda lõtku, et ta ei ole nagu väga tihe, et ta ikkagi võimaldab seda lõtku, et seal on nagu okei need esimesed aastad seal rahulikult asendada, et talle ei meeldi kirjutada, aga näe, me teeme origaamit või me teeme siin mingisugust nagu lugemist rohkem või ma loen talle ette ja see ongi piisav, et seal on nagu antakse seda arengu lõtku natukene, et oleneb ka loomulikult, mis kooli alt olla koduõppel, et koolid on ka erinevad. Aga üldiselt jah, et lapsed arenevad erinevalt, nad arenevad tsükliliselt, lastel on hea kompass ja üldiselt seda võib usaldada. Ja ikkagi see keskkond ka, seda tahtsin ka mainida. Väga oluline on see, ja sa ütlesid just nüüd, sa tõid need korrutuskaardid ja asjad välja, ma ei mataks seda mõtet maha. Ma ei ütleks, et sellega on midagi halvasti, aga mina eelistan võtta asju raamatukogust, mitte osta. Sest ma ei tea, kuidas need mu lastele meeldima hakkavad. Ehk siis mida ma teen on see, et ma teinekord toon mingeid asju koju ja ma jätan need kuhugi vedelema. Ja ma lasen oma lastel ise avastada. See on nüüd hästi äge nipp kõigile, kes koduõppega tegelevad kusjuures. Et laste läheb ja avastab selle asja ise. Ma lihtsalt jätan selle kuhugi vedelema. Mis see on? Ja siit on juba tekkinud huvi. Mitte ei ole see, et tule siia, ma õpetan sulle salaja korrutamist, vaid siin on tekkinud mingi huvi. Mis see on? Või ma panen mingi asja, ma panen mingi plakati seinale või ta satub kuskil keskkonda. Meile kolisime siin, oleme siin üürikodus, mis on tegelikult natuke teiste inimeste oma. Ühesõnaga, siin on korrutustabel seina peal. Ega me otseselt kodus ei tegelenud korrutamiseks. Siin on korrutustabel seina peal. Ja ta lihtsalt hommikul niimoodi aja viitaks, Ega ma isegi ise ei pannud seda sinna. Ta sattus keskkonda, kus see oli olemas. Ma pakun talle erinevaid keskkondi, erinevates keskkondades on erinevad asjad, mis tõmbavad huvi. Ja siis ma võin loomulikult kodus vaheldada neid asju, millega me tegeleme, mingeid mänge tuua. See on kõik okei, aga siis peab mul sees olema ka see okei, et kui see mäng teda konkreetselt ei huvita, siis see on ka okei. Tema kompass ütleb, et seda asja tuleb õppida mingil teisel ajal, mingil teisel moel, mingit teist kaudu. Ja tema süsteemile sobivamal moel võib-olla. Ja see on ka okei. Ja võib-olla talle sobib see mäng ja meil on olnud tore aega veeta koos. Et see on nagu, sellega ei ole midagi valesti, et me proovime erinevaid õppevahendeid ja vaatame, mis talle toimib ja mis ei toimi. Aga kui nüüd tulla nende tasemetööde juurde, ma saan aru, et sul Iirimaal vist ei ole neid. Ma ei tea see tasemetöödest eriti midagi, sest et mul on alles laps lõpetab ametlikult 1. klassi see kevad. Et ma ei ole isiklikus elus jõudnud ka nende vanusteni, kus mingisugused tasemeeksamid nagu mängu tulevad üldse. Et ma ise
katsun hästi vabalt võtta ja siis vahepeal ma mõtlen ka ikkagi, et tegelikult ma ei ole ennast ise ka veel kurssi viinud, et millal see esimene tasemetöö on, et kas on nüüd 3. klassis või on 4. klassis. aga et siis, et ta peab siis ikkagi midagi oskama selleks ajaks. Tasemetöö minu arust ei ole riiklik või on? Minu meelest vist peaks ikka olema. Minu arust 4. klassis küll riiklikke tasemetöid veel ei ole, aga sa küsid seda hetkel võib-olla vale inimese käest, et meie oleme kirjas sellise kooli alt, kus üldiselt võimaldatakse lastele võimalikult vähe tasemetöid koduõppelastele ja on rohkem sellist projektipõhist ja sellist nagu vestluspõhist ja sellist nagu lähenemist. Et teadmiste kontroll minu arust suures osas on ikkagi kooli teha, kuidas nad seda teadmist kontrollivad, kuidas nad seda mõõdavad ja kool saab nagu need metoodikad välja käia, mis neile sobivad. Aga mida üldse arvata sellest, et justkui head hinded, head eksami tulemused, head tasemetöö tulemused, et järelikult laps on tark ja kehvad tulemused, et siis justkui mu laps on loll. Et väga jäme näide muidugi. Aga ma tean, et väga paljud lapsevanemad ikkagi on väga nendes tulemustes kinni. Et järelikult mu laps on omandanud selle, järelikult ta on tark ja kui ta ei ole omandanud, järelikult ta on loll. Et kuidas nagu sellest arusaamast kuidagi välja tulla või mis sa üldse arvad sellest arusaamast? Jah, selles mõttes, et see on koolis on teatud asjad, mida lastele õpetatakse. See on 1%, 0,5%, 0,01% kogu maailma teadmisest, mis on olemas, võib-olla veel vähem see, millega koolis lapsed kokku puutuvad. Tänapäeva ühiskonnas on vaja inimesi, kelle teadmised on väga-väga erinevad. Väga palju sellest kooli tarkusest, mida õpetatakse, on see, mida juba praegu, ma ei taha enam öelda isegi tulevikus, vaid mida juba praegu lihtsalt teevad ära arvutid. Ja see, mis jääb nagu inimeste osaks või kus on seda inimtarkust nagu juurde vaja või mida nad peavad teadma, see ongi nüüd niimoodi, et selleks, et me selle kliimakriisi ja kõigega, mis meid ees ootab, saaksime toime tulla ja kõikide nende tuleviku väljakutsetega, selleks meil on vaja inimesi koos töötama, kelle teadmised on erinevad. Ei ole niimoodi, et kõigil on üks ja sama teadmine ja siis me saame väga hea tulemuse, vaid meil on vaja inimesi, kelle teadmised on erinevad. Kui koolisüsteem loodi kunagi, siis oli olukord ju selline, et esiteks oli vaja, et täiskasvanud läheksid tehastesse tööle ja meil on vaja lapsed saada, meil on vaja kuidagi lapsed nagu selleks ajaks midagi nendega nagu teha. Ja paneme siis nemad ka kella pealt käima kuskil ja õpetame neile siis selliseid kõigile ühte sama asja, näitame neile, mis maailmas toimub. Tol ajal ei olnud arvuteid, tol ajal ei olnud võimalik niimoodi reisida. Ja tol ajal see, mida õpetaja klassiruumis rääkis, oligi uus ja see oligi huvitav ja see oligi tihtipeale see, et ma näitangi sulle maailma, millest sa midagi ei tea. Ma räägingi sulle, et seal kuskil on mingisugused aafriklased ja seal kuskil on mingid ameeriklased ja seal on nii või naa on ja või ma õpetangi sulle midagi matemaatikat, mida sinu vanemad veel ei tea. Su vanematel võib-olla ei olnud sellist keskkonda üleskasvamist või sellist haridust. Ja tol ajal ma isegi märkan, et nagu sellises kontekstis oli selles nagu suurem mõte sees, miks seda asja niimoodi tehti. Aga kui me nüüd toome selle tänapäeva ja me mõtleme, et see on nagu, meil on muutunud tervishoiusüsteem, meil on muutunud nagu väga paljud süsteemid, aga koolisüsteem vaesekene on jäänud täpselt samaks nagu siis, kui ta algas. No okei, päris täpselt loodetavasti ikka ei ole mingit muud seda, nagu ütleme, see struktuur on tihti jäänud samaks. Et seal see klassi ees on keegi ja riik, kõigepealt riik ütleb, mida sa teadma pead ja siis vastavalt riigile ütleb siis see klassi ees seisev isik, mida sa teadma pead. Aga see laps on kasvanud teises keskkonnas, see laps on kasvanud avatud maailmas. Tal on kõik swipe'i kaugusel, sõna otseses mõttes. Need teadmised, kõik on tal kohe olemas. Ta on ühendatud kogu maailmaga, tal võib olla sõpru teisest maailma otsast. Tal on enamike lääne ühiskonna lastel on võimalik reisida.
neil on nagu telekast tuleb kogu aeg uudiseid igalt poolt maailmast, on ju. Igasugused mingid teadlased on neil nähtaval, mingid matemaatikud on neil nähtaval, need kõik asjad, NASA, kõik asjad on neil nagu siinsamas, mis võiksid neid huvitada ja tõmmata ja nagu selles valguses öelda, et meil on siin kindel teadmiste hulk, mille pealt me otsustame, kes on loll ja kes ei ole. Eriti kui võtta, et siia maailma sünnivad erineva andekusega inimesed ja meil on vaja erineva andekusega inimesi ja meil on vaja, et erineva andekusega inimesed oleksid kõik vaimselt terved ja arvestaksid teineteisega kui võrdsega. Et inimene, kellel on matemaatiline andekus, ei peaks ennast paremaks sellest inimesest, kellel on heegeldamise andekus. See on otseses mõttes, see on see, mida koolisüsteem praegu tekitab. Sinu andekus on parem kui tema andekus. Sinu eeldus millekski on parem kui tema eeldus, millekski muuks on olulisem, sa oled selle võrra kuidagi nagu targem ja seda hakatakse väga siuksel subtle või teinekord isegi mitte väga sellisel pealiskaudisel kujul nagu juba päris väiksest esimesest, teisest, juba lasteaiast saati sisse harjutama sellist mõtet, et mingisugused õppeained on olulisemad kui mingisugused teised õppeained, mis tegelikult ei, nagu kui me vaatame, mida maailmal on vaja, mis on maailma praktika, nagu kus me oleme omadega ja millised erinevad inimesed siia sünnivad, siis see lihtsalt ei vasta tõele, lihtsalt oleks vaja seda, et seda andekust, mis on sellel lapsel, võimaldataks tal arendada välja süviti ning teisi nagu selliseid asju oleks tal võimalik õppida sellisel määral, mis on selliseks täisväärtuslikuks ühiskonnas toimimiseks ja asjadest arusaamiseks olulised. Et tekiks selline üldine haritus. Ma loomulikult arvan, et on oluline oma lapsele tutvustada nagu, ma ei tea, näiteks mingisugust, et ütleme, et tal on ainult huvi mingisuguse teatud kirjanduse vastu, mingi fantaasiakirjanduse vastu. Okei, on ju, me võime vaadata kogu seda fantaasiakirjanduse maailma, aga et tal tekiks võib-olla üldine haritus, ma tõesti tahan, et ta teaks, et on olemas Tammsaare, et on olemas see, et on olemas teine, kui ta tahab, kui tal tekib süva huvi, palun loe, on ju. Või vaata film või midagi säärast mingisugusel ajal, on ju, et tal oleks selline nagu üldine teadmine sellest, mis on olemas. Et see on see, mida mina arvan üldse nagu sellisest teadmistest on ja kõigest sellest nüüd, kui me tuleme jälle selle, et okei, realism on ja meil on siin koolisüsteemid, meil on siin mingid tasemetööd ja nii edasi. Ja ma pean kuidagi oma lapsele selle maha müüma selle idee, et ta peab mingid asjad ära õppima. Siis taaskord ma tuleksin selle üldise selgituse juurde, me elame Eesti Vabariigis, siin on selline seadus, selleks, et sa saaksid oma sõpradega seal koolis koos käia ja nii edasi, peab selle asja sellisele tasemele kuidagi ära õppima, kuidas sa tahad seda teha, kuidas ma saan sind toetada, kuidas me saame koos selleni jõuda, kuidas see on sulle nagu kergem, kättesaadavam, söödavam, et me sellest asjast nagu koos läbi läheme, et ma tunnen, et see mina olen oma lapsega ühes paadis koht on palju olulisem kui see, et kuule, sa pead selle 5 peale ära tegema või sa jääd nagu lolliks, et see lihtsalt ei päde. Ja siinkohal ma võib-olla tahaksin tuua ka selle, et väga suur protsent ja kui nüüd protsentuaalselt vaadata, siis demokraatlike koolide lõpetajatest läheb kõrgharidusse edasi suurem protsent lapsi, kui läheb tavakoolid, seal on nagu need arvud on võrreldamatud, demokraatlikus koolis käib palju vähem lapsi, aga selles siseselt see protsent on suurem kui tavakoolides läheb kõrgharidusse lapsi edasi. Sest neil on õigus nagu, nad saavad nagu väga maast ja madalast liikuda nendes suundades, kus nemad tahavad liikuda, nad lähevad tavaliselt ka kõrghariduses siis edasi just seda suunda pidi või siis lähevad oma kutseharidusse, mis neid nagu kutsub, on ju. Ja tihtipeale on ka see, et nad juba teavad selleks hetkeks, millega nad mida nad teha tahavad, millega tegeleda tahavad ja need õppejõud, kes neid vastu võtavad, on tihti väga õnnelikud nende koduõppelaste üle, sellepärast või demokraatlike koolide kasvandike üle, sellepärast, et sul on õpilaseks inimene, kes on päriselt huvitatud, ta ei tule lapsepõlve pikendama.
ta tuleb sinna päriselt, sellepärast, et tal on päriselt nagu süvahuvi ja ta on harjunud diskuteerima, ta on harjunud rääkima täiskasvanuga kui võrdsega ja ta on harjunud analüüsima, ta on harjunud minema süviti, ta on harjunud tegema rohkem, mitte ainult nii palju, kui nõutakse. Ja sellel tasemel on selline õpilane juba kulda väärt, aga selline õpilane tihti ei teki sul tavasüsteemist lihtsalt, kus tal on 12 aastat öeldud ette, mis ta tegema peab. Jah, ma ei tea, kas ma nüüd jälle läksin teemast välja? Aga sa sujuvalt vastasid mu järgmisele küsimusele, et see, et vanematel on tihti see mure, aga mis siis saab, et mu laps ei saa raudselt kuskile ülikooli sisse ja sellised mured, aga sa just rääkisid sellest. Et ma käisin ise, ma rääkisin Suvemäe kool, eks, on Eestis Suvemäe koolis. Ja ma küsisin, et kuidas seal on, et need lapsed, kes on lõpetanud nüüd 9., et mis neist on edasi saanud või mis kuhu nad edasi läksid või mida nad tegema hakkasid. Siis oli ka vastus, et hästi erinev ja et need, kes soovivad või soovisid kuskile gümnaasiumisse edasi minna, siis nemad väga agaralt hakkasidki sisseastumiskatseid tegema ja et nad kõik on hästi teadlikult sellest, kes nad on ja mida nad täpselt tahavad. Et mis ma ise mõtlen, et kui õpilane lõpetab 12. klassi, siis väga tihti ongi see, et aga ma ei teagi, mis mind huvitab, ma ei teagi. Okei, et ma valin mingi eriala välja, aga ma tegelikult ei tea, mida see tähendab minu jaoks või et ma lähengi õpin midagi, ma pühendun see 3 aastat bakas näiteks ja avastan pettumusega, et okei, tegelikult see ei ole üldse see, mida ma tahtsin. Ja see ei ole mitte ainult siis see, ma tahan öelda, et väga paljudel juhtudel see kestab elu lõpuni. Meil on 60, 70, 80 aastased inimesed, kes on terve oma elu ära elanud, teinud asju, mille suhtes neil ei ole kirge. Ja nad ütlevad, et kui nendega rääkida, ma tean sellepärast, et mul just laste isa käis ühel töövestlusel siin Iirimaal, et nagu sisse seada natuke rohkem võtta ka siit üks töö vastu. Ja see tema ülemus oli ka üle 60-aastane inimene, ütles, et ma endiselt ei tea, mida ma tegelikult siin elus teha tahan. Et tema lapselapsed ka käivad demokraatlikus koolis. Ja ta ütles, et see on nagu nii äge, et neil on võimalik selline kool, et neil on võimalik nagu maast madalast olla kontaktis sellega, mida nad teha tahavad. Sest et see, kui meid on sunnitud tegema asju, mille vastu meil ei ole huvi ja meie enda huvi on pandud tagaplaanile, siis see ajab meie süsteemid kohutavalt sassi. Meil on öeldud sisuliselt, et sinu huvi on vale ja see jääb meile nagu hästi sügavale sisse. Ja see tekitab selle, et me võime ollagi terve täiskasvanu ja täielikus segaduses selle osas, et me ei tea, kuhu liikuda, me ei tea, mis meid huvitab. Meil puudub oskus isegi isiklikust huvist või initsiatiivist süveneda, sest me ootame, et meile midagi justkui kogu aeg ette antaks mingid ülesanded. Tuleks mingi tööandja, annaks mingid ülesanded ette. Et selles mõttes mul on hea meel kuulda, et seal Suvemäel oli selline kogemus ja tõepoolest demokraatlikes koolides ja vabaõppel, koduõppel neid asju nende teismelistega niimoodi aetakse, et tead, et kui sa tahad sinna sisse saada, siis need teadmised on vajalikud ja kuidas me õpime neid, mis me teeme selleks, et seda selgeks saada, ja nad on võimelised tavaliselt ikkagi väga pühendunult ennast kokku võtma ja selle nimel nagu endast andma, sest see on nende huvi. Tema tahab sinna sisse saada, ta pingutab enda pärast, mitte sellepärast, et keegi ütles, et sul on vaja, et sellepärast, et tema tahab sinna gümnaasiumisse sisse saada või sellele alale sisse saada või minna hiljem kõrgkooli edasi. Mis ma tahtsin veel lisada, et hästi palju on ka terves ühiskonnas sellist arvamust, et justkui mingi eriala või valdkond on kuidagi parem. Just nagu koolis on need õppeained, aga et just see, et nii juba maast madalast, nii raudselt temast tuleb advokaat, insener, mis iganes, arst, kirurg, keegi, kes ikkagi teenib palju raha ja on edukas, et mis mõttes, ma ei tea, tahab võib-olla muusikuks hakata või tantsijaks või
et, et see on nagu hobi, et seda võib nagu hobi korras teha, aga et päriselus tuleb justkui saada võimalikult rikkaks ja edukaks. Ja see on kõik ülisilmakirjalik ka, sest kas keegi ütleb oma lapsele kodus, et nagu ma ei tea, et nagu sinust peab saama, et nagu ülivajalik on, et sinust saaks või et tööta selle nimel, et sinust saaks näiteks rallies. Keegi otseselt ei ütle seda, võib-olla mingid ralliperekonnad, kus on see tava nii tugev, aga kõige loetumad artiklid Eesti Vabariigis on Ott Tänakust. Ma lugesin seda statistikat. Ott Tänak on täielik Eesti ühiskonna staar. Ott Tänak ei ole arst, ta ei ole advokaat. Tal ralli sõitmine ei ole otseselt kuidagi keskkonnale kasulik tegevus, see ei ole kuidagi ühiskonnale võib-olla laiemalt kasulik tegevus. Aga metsik populaarsus, ma ei ütle sellega midagi valesti, aga ma ütlen, et sellises valguses öelda, et meil on olulised need ja need asjad, et sa ei tohi nagu sinna või oma huvialaga minna nagu süviti või saada sellest profiks kas või origaamis, on väga silmakirjalik. Sest tegelikult, mida me kõik tahame, me tahame ju olla milleski professionaalsed. Ükskõik, mis ala see on. Me tahame olla milleski, mis meile on südamelähedane. Me tahame seda teha hästi. Siis me tunneme ennast inimestena justkui nagu, et meil on süda jääb rahule, see on otseses mõttes. Et me teeme midagi hästi, meil on oma panus. Meelelahutus on ka panus maailmasse. Et see on igasugune, et mida mina teen hästi ja see on minu panus. Et seda tuleks mõtestada, kuhu sind tõmbab ja kuidas me saame nii teha, et sa saaksid selles järjest paremaks. Kuidas me saame sind toetada selles, et sa saaksid selles ennast arendada. See on see, mis on tegelikult ju nagu see, mis tekitab inimesesse rahulolu ja rahu ja südamerahu tunde. Ma arvan, et kui sa oled milleski hea, kui sa oled milleski nagu tõeliselt hea, siis on üldiselt võimalik sellega ka raha teenida, kuigi seal loomulikult tänapäeva maailmas tulevad juba mängu see, et mingi turundus ja mingisugused muud asjad võivad sinna juurde tulla mingisugused oskusedega, aga siis ütleme, et vabaõppel demokraatlikus koolis käiv laps saabki nagu siis ka uurida, et mida mul veel on vaja teada, et selle asjaga näiteks edasi minna või läbi lüüa, et tema jaoks ei ole õppimine hirmus. Mida kool teeb on ka see, et ta hirmutab lapsed ära õppimises, õppimise mõiste täiskasvanud inimesed, et sul on vaja õppida. Nagu mingi siuke asi toimub nende inimeste sees, aga selle vabaõppel või demokraatlikus koolis, kas on laps, sul on vaja see asi ära õppida. Okei, tooge lauale või et kus ma saan nüüd selle, et õpime siis ära selle asja, teeme ära, Et seal on selline õppimise mentaliteet nagu kasvab hästi sisse ja õppimine on midagi toredat, ma saan midagi uut teada, ma saan midagi arendada, ma saan jõuda kuskile uuele tasemele mingi asjaga, et see nagu kasvab rakkudesse sisse, see mentaliteet, et õppimine on tore. Ma kuulesin, vaata sul oli vabaõppe webinar, oli palju esinejaid ja seal oli nii hästi ka seletatud, et kui mina kunagi oma peas mõtlesin, et okei, et on need ained, võib-olla füüsika, ajalugu, kõik mingid asjad, mis mind võib-olla ei huvita, aga et mul võib neid kunagi või vaja minna, et ma ju arenen, kasvan, siis ma saan kunagi aru, kelleks ma tahan saada, ja siis mul võib neid kõiki asju võib-olla vaja minna või midagi nendest. Ja siis sina minu mõnest, siis sa rääkisid, et vabaõppes me ei võta lahti, me ei lahterda nagu tükkideks neid, vaid me õpime niimoodi loomulikult, et on mingisugune küsimus lapsel ja seal võibki vaja minna võib-olla mingit füüsikat, ajalugu sinna juurde, niimoodi loomulikul viisil. Ja siis ma mõtlesingi, et see jääb palju paremini niimoodi meelde, lapsele endale ka. Ja tekitab huvi. Ja siis ma hakkasin mõtlema täiskasvanud peale, ma hakkasin mõtlema enda peale, et ma tahan tegeleda mingi asjaga näiteks või ma tegelen ja mul on vaja sinna juurde näiteks turundust või midagi iganes mingit finantsalast, mingit ettevõtlusteemat, mis mind tegelikult üldse ei huvita. Selles mõttes tegelikult ma tahaksin tegeleda selle asjaga, millega ma tahan tegeleda.
aga mul on vaja teada ka ettevõtlusest midagi, turundusest midagi, et seda enda asjaga tegeleda. Ja ma olen nagu motiveeritud juurde õppima ja uurima. Aga kui keegi oleks mulle 5 aastat tagasi öelnud, et kuule, nii, nüüd tule kell 8 hommikul me hakkame turundust õppima, sest võib-olla sa 5 aasta pärast sul on vaja seda, siis ma oleks nagu unustage ära, ma ei tule mitte kuskile. Ja turundus on just selline ala, kui sa seda 5 aastat tagasi õpid, siis sa pead seda nagunii praegu uuesti õppima, sest nii palju on muutunud, sest enamik turundus käib sotsiaalmeedias, kus kogu aeg algoritmid muutuvad ja mis iganes on. Et selles mõttes põhimõtteliselt nagu, et nende teadmistega, mis sa saad kuskilt mingi aeg tagasi, ei pruugi sul tänapäeva väga kiiresti arenevas ja teadus areneb ka kiiresti, uued avastused kogu aeg tekivad. Sul ei pruugi nendega midagi enam nagu teha olla, et see on nagu mingi aegunud teadmine. Et selles mõttes tasub ikka õppida selles hetkes, jah, et kus mul nagu läheb seda vaja, kus mul on seda vaja, nagu niimoodi süviti. Ma arvan, et mingil määral meil tasub nagu kõigest tõesti nagu teada, et mingid asjad on olemas, mingid keemilised valemid ja need kõik asjad on nagu, et need on olemas, asjad kuidagi toimivad. Aga siis nagu ühel hetkel, et kui mul on seda vaja, siis ma lähen sellega tõesti süviti. Mul on nagu see uks on olemas, ma tean, et sealt saab läbi minna. Et selles mõttes, jaa, ma olen sinuga täiesti nõus. Et kas sul on midagi, mida sa tahaksid veel lisada või öelda veel midagi või midagi, mis jäi hingele või? Saatsid mulle enne mingisugused küsimused ka. Ma ei tea, kui paljusid me täna neist puudutasime, aga seal oli üks küsimus, mida sa ei puudutanud. Intrigeeris üks sõna. Ja siis ma uurisin, kuna mind see huvitas, siis ma uurisin välja. Sa kirjutasid sõna radikaalne. Et kas see vaade on kuidagi radikaalne? Ja mina läksin kohe, trükkisin sisse, et mis see EKI meile radikaalse kohta annab, mis tähendus, mida see radikaalne tähendab. Ja tuli välja, et see tähendab juurtesse puutuv, juurtega, põhjalik, otsustav, juurteni ja lähtekohani tungiv ning põhjalikke ümberkorraldusi pooldav. Ja selles mõttes ma suudan küll nagu alla kirjutada, et jah, vabaõpe ja demokraatlik haridus on radikaalne. Ta tõesti läheb õppimise juurteni, ta vaatab, kuidas õppimine päriselt toimub ja toimib ja ta hakkab sellest kohast lähtuma, kuidas inimaju üldse areneb, kuidas me oleme mõeldud, loodud õppima ja elama ja ta läheb selle juurde tagasi ja hakkab sealt pihta oma nagu ülesehituse või korraldusega ja põhjalikke ümberkorraldusi pooldav, siis ma tahan öelda, et see, kes võib-olla nagu tänapäeva ühiskonnas, Eesti ühiskonnas eriti, millest väga tugevalt räägitakse, on see, et haridus vajab põhjalikke ümberkorraldusi. Seda tegelikult mainitakse ju haridusringkondades nagu ette ja taha, et haridus vajab põhjalikke ümberkorraldusi, haridus vajab põhjalikke ümberkorraldusi. Ja kui põhjalikke ümberkorraldusi pooldav on radikaalne, siis võib-olla tuleb vaadata natuke radikaalsemaid lähenemisi nagu maailma hariduses, mis on ennast tõestanud nii ajas kui teaduses päriselt edukate toimivatena. Selles mõttes tänase radikaalsuse EKI definitsiooni järgi ma pean tõesti tunnistama, et ma olen radikaalne. Vot. Väga hea. Aitäh sulle minu poolt, et selle väikse vestluse tegid ja mind siia kutsusid. Ja aitäh sulle ja palju edu siis teil seal Iirimaal ja väikestega koos kulgemises ja õppimises. Aitäh!